väga hea. Teine jalg tõuseb päka peale. Hoia. Oh, ja nüüd tunnetad sihukest nagu mingid lihased aktiveeruvad. Ja mingid lähevad lõdvaks. Jah, täpselt. Ehk siis täpselt sama harjutus. Sa lihtsalt surud liini alla ja ühe jalaga oled päkal, teise jalaga oled liinil. Tule proovi. Nii, Kadrikene. Nii. Tõed. Nii, mis mina teen? Täpselt sama harjutus. Mul jäi vahele see. Ma õpetama ei hakka, ma näitan harjutuse. Jalg liinile, jalg natuke väljapoole, et maha ei libiseks. Surud liini alla ja teine jalg tuleb päkale. Täpselt niimoodi. Okei. Surun alla. Jah. Oh, wow. Nii. Tundub, et mõni on olnud liini peal varem. Ei. Ei ole või? Ei ole. Väga hea. No väga hästi, tuleme siis pikema liini peale ja vaatame, kas täpselt sama juhtub, sellepärast et see oli nagu lihtne variant. Ehk siis siin on vaja kindlasti panna see jalg hästi õigesti siia peale, et see on peenikesem. Ta on peenikesem, eks? Kas see sama alla, jah? Nii, jah, rahu. Vaat nii. Aga see vibreerib. Ja nüüd tuleb sellest läbi suruda reielihas hästi suure pinge alla. Ei ole üldse reielihast. Okei, ja ma nüüd natukene aitan. Ehk siis ma surun ta ise allapoole, aga tule korraks ka proovi näiteks ära see. Nii, Kadri. Teine Kadri juba nägi, et kui esimene feilis, siis ega teisel ei lähe paremini. Teine jalgagi peale, teine nii hakkam. Natukene surun allapoole ja nüüd, oota. Sa rääks kõik hästi. See on jah, selles mõttes see, mis võib juhtuda, kui jalg ära libiseb, aga nii, jah. Ja suru reielihas pingesse. Nüüd on hästi tähtis see, et reielihas läheb nii tugevaks kui võimalik. Hoia. Ei hoia. Lähme beebiliini juurde kõik siis. Kuule, teeme ruttu, see beebiliin on hea. Jumal, et lastel on koolipäev läbi, et ei ole beebiliinile rohkem konkurente. Ja, beebiliin. Eesmärk on nüüd koos sõbraga saada kõndida. Ehk siis me näitan, kuidas sõpra aidata ja siis me suudame siit otsast sinna kõndida tänu sõbra abile. Teeme siis mõlemad korra veel selle äärde, vaatate teineteise otsa ja üleasted, vaata niimoodi nüüd. Nagu me olime liinil, aga nüüd sa astud lihtsalt üle niimoodi. Ja siis lõpuks eesmärk on saada nii aeglaselt kui võimalik see teha, ehk siis see juba ongi tegelikult tasakaalumäng, ehk siis nii aeglaselt kui võimalik üleaste. Proovime selle läbi ja siis me saame kõndimise juurde. Palun, Kadri, Te võite sama aegselt teha seda. Okei, aga see nagu ei... Hakka mulle palun. No natuke võngub, aga... Hakka mulle toetavalt palun vastu tulema. Vastu tulema otseselt ei pea, aga vaadake teineteisele nüüd otsa ja vaadake, et keha asend oleks see nagu maa peal olete, et ei vaju ette ega taha. Vaat nii. Ja nüüd tagant astute maha siis. Proovi tagant maha astuda. Ja tagant, see tähendab niimoodi, et... Nagu risti. No, ma võin siin keskel istuda, siis täna me ei võngu teil. Ehk siis mina nii-öelda stabiliseerin selle liini ära ja nüüd proovige täpselt sama asja. Tagant ma astun selle jalaga teisele poole lihtsalt. Tagant, jah. Nii. Ahah, nii. Hästi ja tagasi. Ja niimoodi umbes 3 korda ja siis on juba see, et proovid tasakaalu hoida ühel jalal. Nii, ja nüüd eesmärk on see, et sa proovid mitte teda maha panna, vaid nagu lubad tal natukene liikuda seal taga. See jalg tegelikult aitab sul tasakaalu hoida. Nii. Kas Aadel peaks teise jalaga ka proovima või? No, proovi sa ühega kõigepealt korda. Sul on korras, jah? Korda, Kadri, sul ei teki, et üks jalg saab liiga suure treenituse. Oota, mis me praegu tegime? Lihtsalt hoiame tasakaalu? Eesmärk oleks 10 sekundit suuta tasakaalu hoida. 10. Teeks 5 praegu. Teeme 5 praegu. Roni peale ära. Madalam. Ära lase mulle ennem tulla. 5, 4, 3, Võiks praegu natuke kiiremini luba. 1. No teeme ühega ära veel. Siis me saame kõndimise juurde. Ei, ega see... Lastega on niimoodi, et ega 10 sekundit enne ei lähe kõndimise juurde. 3, 4, 5. Okei, päris huvitav, vaata, pani jala peale. Aga tegelikult algus on ühel jalal lihtsam. Nii, nüüd sõbra abil. Kõndimine on niimoodi, mina olen praegu sul sõber, sina oled täpselt samamoodi liinil. Alusta Kadri, ma vaatan ära, mulle meeldib Kadri pealt ära vaadata. Alustan Kadri. Ma hakkan sealt poolt tulema, siis vaata ei paista silma. Teeme nii, väga õige. Nii, sa astu siia liinile, nagu teine Kadri oli ja mina olen siin selja taga, panes käed õlgadele. See on see kõige lihtsam moodus, kuidas aidata. Ja sina lihtsalt natukene surud enda keha raskus minu kätte vastu, ehk siis sul keha on hästi sirge. Nii, liinile ühel jalale ja sa ei lähe kunagi eest ära, sa kogu aeg natukene surud minu kätte vastu enda raskust, vaadates liini lõppu. Vaat nii, vaata liini lõppu ja sa tead, et sa astud jalg jala ette, sa ei pea seda vaatama. Nii, väga hea. Ja, aga see vibreerib nii hullult. See vibreerib sellepärast, et jalalihased pole aru veel saanud, millega sa tegeled. Või neid pole lihtsalt, see on 2 varianti. No, süvalihased pole lihtsalt aru saanud veel, mis toimub. Vaat nii, ei ole midagi. Eesmärk on... Ma olen homme Kadrikest mitte tööle minemas.
natukene raskust minu käe vastu suruda ja näed, ma võtan nüüd ühe käe ära. Ära võta palun ära. Suru lihtsalt keha vastu. Vaat, suru keha vastu. Suru keha. Hästi. Hoia keha vastas. Kogu aeg minuga on ühendus. See käeühendus. Nii. Hoia. Hästi. Nii. Ja niimoodi lähebki tegelikult lõpuks. On see, et sa ei lähe eest ära. Sa ei lähe eest ära. Kogu aeg lükkad keha uuesti püsti tagasi. Voh. Ja lihtsalt sa kujutadki ette, nagu kogu aeg oleks mingi tugi siin taga, aga tegelikult, kui ma lõpuks ära võtan, siis sa pead ise suutma keha kogu aeg uuesti püsti tagasi tuua. Ja käed on need, mis dirigeerides lubavad seda teha. Ja niimoodi lõpuks see kõndimine tulebki. No Kadri, ma vaatan, et võiks minna maailmameistrivõistlustele. Ja ei vaja ära. Üks samm veel vähemalt. Hästi, tubli. Ehk siis, aga sinuga teeme nüüd ühe näpu abil ainult. Muidugi, ma olen juba edasi jõudnud. Lõpu eesmärk on see, et ma toetan ainult ühe näpuga. Alustame jällegi nii. Nii, ma võisin jala taha panna ka, ja? Jaa, eesmärk on kõndimist teha ja niimoodi, et see kogu aeg oleks minu kätega ühendus. Vaat nii. Sa tunnetad, et kogu aeg on niisugune kerge ühendus siin ja siis teed enda hetkel sammu. Mitte jalgu vaadates, vaid vaadates liini lõppu sinna, kus sa tahad jõuda. See on nagu elus, et sa tegelikult vaatad sinna, kus sa tahad jõuda, aga sa ei kiirusta sinna, vaid sa naudid igat sammu. Vaat nii. Ja siis usaldad seda varustust. Praegu sinu varustuseks on siin taga, eks, terve käsi lausa. Miks kiiremini? Väga hea, ma tulen sulle järgi, ma ise ei. Nii, väga hea. Hoia, ei vaju ära. Ja näed, kui kiireks lähed, siis varustus ei jõua järgi sulle, eks. Et tegelikult nagu sa ei saa kiirustada seda. Seda võib minna nii hästi, kui hästi on sul varustus ja kui hästi oled sa valmistunud selle. Tundus juba, et mul on 4 sammu, et ma olen lõpus. Väga hea. Silmamõõt ei ole mu parim asi. Nii, ja siis, mis me tavaliselt veel teeme, on sellised mängud, et kes kauem suudab seista ja hopi peale, kes siis suudab kauem olla liinil või hüpped. Aga hüppeid me saame teha nüüd abinööridega. Ehk siis lähme selle abinööride liini juurde ja vaatame, mis need hüpped endast kujutavad. Ehk siis eesmärk on see, et kõigepealt lihtsalt tunnetada seda liini ja abinööri. Eesmärk on teha üks hüppe abinööridega. Tagumine jalg on väljapoole suunatud nagu lumelaual. Ma ei tea, kas te olete lumelaudurid? Väga ei ole, ei. Tagumine jalg on väljapoole suunatud, eesmine jalg on otse ja maandudes võid mõlemad suunata välja. Ehk siis üks hüppe ja maandud. Nii lihtne see ongi. Tunneta ja kust kohast sul vaja võtta on. Nii, tagumine jalg väljapoole suunatud. Ja siis leia endale see asend, kus sa üldse nagu saad kiikuma kõigepealt. Tee siukseid kiikumisi lihtsalt. Hästi rahvalik. Tee suurem hoog, sellega tahab parem põrge. Ja siis võid mõne sammu tahapoole minna, siis sul ei ole nii suurt võnget sellel liinil. Ai, see võnged, et okay. Väga hea, siis naudi. Vaatan korra, kuidas seal on. Ja, väga hea. Ma natukene lihtsalt nii-öelda kontrollin teda. Sulle võnget juurde, Kadri. Väike võnge. Eesmärk oleks see, et sa saad korraks jalad sealt lahti ja maandud. Ja siis nagu mõlemad jalad külje ees, jah? Jah. Okei. No, tee hüpe. Hops. Tantsi hopp. Need ei tundu väga lahti. Need ei tundu teha, oota. Nii. See teil, Kadriga, meil ongi üksteise pidev toetamine. Väga hea. Ja siis teevadki, ütled lastele, et ole loominguline, näita mulle harjutusi, siis nad teevad nagu selliseid asju, mida mitte keegi kunagi varem ei ole teinud, eks. Et see kõik on võimalik. Ma siia võnkuma võin veel jääda, aga... No, täpselt. Oota, kui hüpe tuleb või? Et see võnkumine on see, mis lõpuks paneb tegutsema. Ei, mina ei olnud. Treener ka ei ole, ma arvan. Okei. Nii. Tee korralik, nüüd tee hüop põrge. Ja siis täpselt sama. Ei, ma lähen küsi keskele, keskmine on hea koht. Okay. Keskmine on hea võnk, jah? Siis vaata jah, et jalanõud ei oleks liiga lumised, eks natukene võib-olla tuleb neid kraapida puhtamaks. Ükspidi, ühtepidi oleme teine teistpidi, jah? Niimoodi jah, siis on kindlam, et see liin jääb sulle jala alla. Kuulsite häält isegi? Olid jalad vähemalt õhus natuke või? Aga natuke kiigu ka kõigepealt, et natuke tunnetada seda liini. Võngub! Väga hea. Hästi! Missugune! Ei, väga tore! Olemas. Nii, ja siis tulevad juurde igasugused, et nii kestab vähemate hüpetega nii-öelda ühest otsast teise või siis mingisugused staatilised asendid, nagu näiteks tule liini peale ja mine lihtsalt rätsepiste asendisse ja proovi seal tasakaalu hoida. Kadri, mine vaata, see on sinu teema. Või siis lähed, sa võid proovida seal samas teisel pool seda samaaegselt teha, aga eesmärk on see, et sa ulatuksid kätega vajadusel maha. Ehk siis praegu muidugi selleks võiks olla kindlad käes, eks, et sa saad ennast alati
kätega nii-öelda uuesti tagasi lükata. Kui sa seal keskel teed, siis sa kindlasti saad seda teha. Siis sa ulatud kätega maha. Vaata niimoodi, et oled natuke ühe tuhara peal, siis on mugavam. Ehk siis natukene pöörad ennast ühe tuhara suunas. Vaat nii. Ja siis lähed sellesse asendisse ja ega seal muud ei olegi. Vahepeal läheb üks käsi maha, vahepeal teine käsi maha ja siis see asend lõpuks tulebki tänu sellele, et sa... Oota, aga ma ei maas. Ei ole hullu. Ma tulen lihtsalt ära siit ja siis sa tõused kohe õhku. Nii. Hästi. Väga hea. Ma tulen ise varjuga siit eest ära. Hästi. Nii, hoia. No, väga hea. Ma tõstan nüüd natuke veel kõrgemale. Ilus. Tubli! Ilus. Väga hea. Ja sealt lõpuks tulebki, see on niisugune meditatsioon täielikult. Sa lihtsalt teed seda sama harjutust nii kaua, kuni lõpuks, ma suutsin 10 sekundit tasakaalu hoida. Et ma võin siis põhimõtteliselt näidata teile nagu siin peal liikudes mingid harjutusi, mida te saate abinööridega põhimõtteliselt kaasa teha. Ehk siis harjutused ongi põhimõtteliselt sellised, et kõigepealt oli siis ühel jalal tasakaal, siis näiteks saab minna tavalisse sõdalase asendisse ja siin peal lihtsalt tuleb rohkem kohal olla, eks. Siis tavaliselt ütlen, et tüdrukute lemmik. Minu lemmik see ei ole. Ma juba näen, et minu oma ka ilmselgelt mitte. Siis, nagu ma juba näitasin, aga saab natukene keerulisem, igat haritust saab natuke keerulisemaks muuta. Kas nüüd proovi seda kätega? Ma teen selle praegu. Ja siis on üks haritus, mida te võiksite seal proovida. Üks võib ilma, üks abinööridega. On minu lemmik selline lamang. Üks jalg liinile, teine liinile, te aitate siis kätega. Kaadi, tule proovi, ma turvan siis selle selline lamamisega. Vaata, see on väga mugavalt. Tule nüüd. Võtad raamatu kätte ja... Kas see raamatu võtsid mulle? Tule. Kotis ja... Võid võtta madalamalt veel kinni. Võta madalamalt, vaata nii madalamalt kui võimalik. Võta päikest. Käed nii laiali kui võimalik. Okei, ma pean vist appi minema siin. Aga keegi peab ära ka aitama, eks. Ma olen iga kord öelnud, kui on uus liin püsti, kes selle ära kõnnib, saab nime panna sellele, et see on nagu niisugune igale koolile, siis on andnud niisugune väljakutse, et kes saab enne ära kõndida ilma. Kas nendel on kõigil olemas juba nimed või? No vot, seda peame kooli küsima, et kes on selle esimesena ära kõndinud, eks. Okay. Ja... Teoreetselt on võimalik siia mõnele lindile panna ka Kadri nimi? Põhimõtteliselt siia ülemistele kindlasti ja mina olen muidugi kõndinud neid. Ja lõpuks, ongi, et see loomingul ei ole nagu piire, et sa saad kasutada neid liine taastusraviks, sa saad kasutada neid lihtsalt meditatsiooniks ja akrobaatikaks ja mina muidugi teen nüüd kõrgustes neid asju, et oleks rohkem kohal, oleks rohkem siin ma vaatan juba ringi, mul ei ole nagu nii põnev. Vaatad, kes kõnnib seal kirgi. Ja, et see on nagu siuke hästi kiire viis, nagu kuidas aru saadavaks teha, mis asi see on ja lastele just meeldib siukene mängulisus ja et on hästi palju võimalusi, siin on nagu kõige rohkem võimalusi, mis... Oligi täitsa vahva siin niimoodi kõikuda ja need abinöörid ikka suureks abiks. Ei, minu meelest sinu energia või see, kuidas see ühesõnaga, et jah, mul ikka siia tulles ma tundsin, et mul ma ikka mõtlesin Kadrile ikka mitu korda rääkisin, mis elukillistuskõne mul tuli ja kõik asjad, aga see kadus nagu kohe ära. Kui noor on kõige noorem õpilane, kes tavaliselt tuleb sinu juurde? No ütleme nii, et lasteaiast väga mitte, et ma ikkagi 7 aastat ja peale nagu koolide juures olen käinud õpetamas ja siis muidugi täiskasvanud, et selles mõttes tegelikult see on igale vanusele. Ja kes on kõige vanem võib-olla? No ma olen piltide pealt näinud, kes on kõige vanem, mingi 78 oli nii-öelda, aga ma arvan küll, et ta oli esimest korda liini peal. Aga seal on täpselt see, et sa ei pea tegema neid raskeid harjutusi, vaid see on ka taastusraviks, nagu näiteks, et sa ei lähe liinile, vaid sa surudki liini alla ja tunned, kuidas juba tegelikult süvalihased töötavad. Ja ongi täitsa välja arendatud niisugune slackline jooga, on välja arendatud teraapia, slackline teraapia ja seal kõike tehakse. Sest juba siin tegelikult selle pisikeste minutitega, mis me oleme olnud, jumala uskumatu. Et kui ikkagi sa suudad ära keskenduda, siis sa tegelikult saad hakkama. Et see ongi... Ilmselt on hästi palju nagu peas ka kinni, et kogu see süvenemine ja keskendumine. Minu esimene sõna, täpselt samamoodi ta hakkas võnkuma, ma mäletan, see oli 12 aastat natuke peale tagasi ja tänu sellele võnkele ma ütlesin, et see ala ei ole mulle. Ja niimoodi ta jäi, ütlesin, et kuule, tegele ise ühele sõbrale. 3 kuud hiljem sain alles uuesti proovida ja siis enam ei võnkunud nii palju, natuke vähem. Ma sain 2 sammu kätte ja siis järgmine sõber ütles, kuule, sul tuleb välja küll.
et annan sulle liini, kui kuu aega järjest harjutad ja siis ma olin nagu okei, teeme ära. Ja no ongi vaja kedagi, kes nagu usuks sinusse ja toimis. Ma usun, selles mõttes mulle meeldis, kui seda teeksid, aga ma usun praegu ka sinusse. Et peab uskuma selles mõttes. Ma ostame endale ka koju need liinid. Ei, need peavad lastel olema. Et on vaja kedagi, kes tegelikult natukene sind edasi pushib nagu ja usub sinusse ja siis tegelikult sealt tulevadki sükst väljakutse peale ja niimoodi ma arvan, et igas valdkonnas on tegelikult nii. Mis täna sulle väljakutse on siin? Ongi see, et näidata, et kõik on võimalik. Ise endale uuesti ja siis ka teistele ja just läbi selle seljateekonna. Et ma soovin ka teistele seda õpetada, kuidas ma enda selgelt tervendasin. Ja see on ikka meeletu töö, mille sa pead nagu enda kehaga ära tegema, et sa siukseid asju suudaksid teha. See on kogu keha ikkagi on täielikult tegevuses ja ongi kogu keha süvalihased. Et selles mõttes on ta olnud mulle ikkagi õpetajaks kõik need aastad ja ma tunnen, et kuidas see nagu on erinevates valdkondadesse tegelikult kaasa toonud seda tarkust. Et kuidas ollagi kohal igal hetkel, sest ütleme ausalt, selle liini peal mul on lihtsam nüüd tasakaalu hoida, kui maa peal nagu nii-öelda kõigiga koos, sest seal ma saan üksinda lihtsalt rahulikult omas mullis olla. Aga oleme nüüd siin maa peal, oleme siis tasakaalus, võt see on oskus. Et eks me seda iga päev, igaüks koos. Ja mingite olmeteemade ja kõige asjadega, et seal žonglöörida. Võt see on oskus. Kuidas tuleb välja? Iga päev saame aina rohkem kogemusi peale ja iga päevaga läheb paremaks, et ma ikkagi oleme õiges suunas. Seda on nii tunda ka, et selles mõttes see on väga lahe. Ja see on väga õige, jah. Õiges suunas liigub ja see on muidugi väga palju ego purustamist. Et seda me saame. Aga mis viis selleni, et oli vaja hakata ego purustama? No tegelikult kõigepealt see, et esiteks, kui ma tahan siin midagi selgeks õppida nädalaga, siis on ju nii lihtne lõpuks öelda, et ei, et ma ei tee seda. Või siis, kui mul on väljakutse antud, mul on pühapäevane päev, mul on asi tegemata, ma lähen kas või selle poriga pimedas, ma lähen ja ikka teen. Aga mingil hetkel nagu keha lihtsalt nii-öelda võib alla anda, aga see ego purustamine lõpuks tuleb sellega, et kas ma lähen nüüd sponsorite jahile, ma lähen maailmameistri jahile või ma lähen lihtsalt selleks, et ise kogeda seda mõnu, mis ma saan sellest ja 2015 toimus see shift siis põhimõtteliselt, kus ma nagu enam ei läinud jahile ja ma läksin nagu puhtalt selle peale, et ma lähen ja teen enda asjad ära ja kui tõesti kohtunikele meeldis, siis teeme ära, ma võidan ära selle asja ja tuligi nii. Ja. Et selles mõttes ego purustamine oli nendel esimestel aastatel päris kõva ja nüüd on seda siis siin igapäevaelus. Ma arvan, et meil kõigil on midagi väga siit õppida. Ei juba, nagu ma räägin selles mõttes, et see 5 minutiga juba see, kuidas kui sa tahad ühe sammu seal ära teha, siis sa pead mõtlema selle peale, et sa pead olema selles hetkes, mitte mõtlema, paratamatult ma tunnen väga tihti, et kui ma lähen ka koeraga jalutama, mis on minu puhul selline, et võiks seal nagu olla oma mõtetega, siis ma mõtlen jällegi tööasjadele, mingitele asjadele, ma ei oska välja lülitada, et see on tegelikult, mida siin võib-olla isegi õnnestuks teha, sest et muidu sa fail. Siin on niimoodi, et see on nagu naturaalne tagasiside kohe. Jaa. Eduelamus tuleb ka, eks ju? Sul ei ole vaja õpetajat otseselt. Sa lähed liini peale, kui sa ei saa sellega hakkama, siis oli midagi sinu selles mõtlemismustris või kohalolus valesti. Mingi jah, väike selline. Siis tegelikult on võimalik kohe tasakaalu saada. See on tegelikult jumala äge, et see ongi koolide juurde hästi palju. Minul laps õpib Sillaotsa koolis õppis ja seal on täpselt samamoodi väljas on tehtud see rada. Jube oluline, et vaata ta oskaks keskenduda, et ta seal tunnis suudaks nendele valemitele ka nagu mõelda. Absoluutselt. Kas sa arvad, et kui sul oleks gümnaasiumi ajal oleksid sa selle avastanud juba, siis oleks aidanud sind või? Nojah, ma avastasin selle ülikoolis, tegelikult gümnaasium viimane klass, et selles mõttes, kui oleks varem avastanud, näed, ma ei võtnud vastu. See ongi see, et nagu ta jõudis ikkagi minuni ringiga tagasi, on vaja kedagi, kes nagu näeb sinust seda sädet ja võimalust ja siis veel pakub veel, et tee trenni 6 aega, saad liini, teeme koos. Ja selles mõttes oli vaja nagu kedagi, kes ikkagi oleks see mentor. Sul oli sõber mentor, kes oli juba enda jaoks. Kes oli juba teinud ja siis ma sain 6 aja pärast panin tasemega mööda. Ja kes see sõber oli? No see oli üks akrobaatika sõber, kes siis minule selle motivaatoriks oli ja ma sain siis veel tasuta liini ka ja sealt läks asi nagu käima, kuna koos tegime siis ühte välismaa siukest iganädalast konkursid kaasa. Ja siis jõudsime igast voorust aina edasi ja siis järjest teineteist motiveerisime niimoodi. Et selles mõttes on päris lahe olnud jah, kuidas nagu kas või kui kogemata on midagi läinud kavas sassi, siis ikka kõik plaksutavad, sellepärast sa tuled väärikalt sealt välja ja ise nagu
ma pean vist naeratama, sest kõik on ju õnnelikud. Plaksutavad, eks ju? Et selles mõttes on lahe nagu, et tegelikult ma ise nagu tean, et ei midagi vist läks valesti ja nagu aga tegelikult keegi teine ei märkagi. Esinemise ajal keegi teine pole õrna aimugi, mis see kava pidi olema. Mis su kava oli su oma peas, eks ju? Et sa ei saa nagu, mina olen täielikult perfektsionist. No seda on näha. Nii perfektselt kui võimalik, aga kui sa tõesti tahad nagu arengut, siis peab ka eksima. Peab eksima. Peab eksima. Eks see on jälle see asi, vaata, mida sa siin jälle õpid, et sa mõnikord pead eksima selleks, et teha järgmine kord hästi. Tule väärikalt sealt välja. Ära hakka mingi kõrvalt mingi teid otsima ja siis nagu mingi lähed, lõpuks teed seda teist asja nii kaua, et sa arvad, et sa oled lihtsalt enda aja ära raiskanud. Tegelikult oleks seda sama asja ühe korra veel proovinud, oleks välja tulnud. Üks kord veel. Kes sulle teeb, ma mõtlen, sul on oma koreograafi, kes teeb sulle nii-öelda, paneb sulle ette, kus sa lähed, teed selle 3 korda, siis tuleb kordus, siis lähed alla nagu niimoodi, pead muusikasse saama, on koreograaf, ei ole? No koreograaf olen ma ikka ise olnud. Sinu nimeline, jah? Ja oligi, et maailma tasemel artistid, maailma tasemel slacklinerid näitasid siis ette ja nädalaga pidin järgi tegema. Et see oli nagu see esimene siuke pool aastat iganädalane väljakutse siis, millega jõudsin lõpuks USA-sse. Ma tegingi internetipõhisel võistluse, võtsin osa ja sain sellega kutse USA-sse. Kõik on võimalik, eks. Ja see oli mul, ma alustasin 2012 august ja 2013 suvi olin USA-s. Gümnaasiumi lõpetusel ei olnud. Väga kiirelt. Väga kiirelt on kõik võimalik. See on täiesti müstika, kuidas nagu, kui ikkagi pühenduda, ma muidugi pühendusin täielikult. Mis gümnaasiumis sai? Gümnaasiumist, Hugo Treffneri gümnaasiumist mul selles mõttes väga hästi sai, ma lõpetasin ära, ma lihtsalt ei jõudnud lõpetamisele. Ma arvan, see oli selles mõttes, et õpetaja sai aru ilmselt. Absoluutselt said aru, muidugi. Ja siis sealt edasi oligi, et järgmine motivatsioon tuli, et ma nägin neid maailma tasemel artiste ja maailma tasemel atleete ja siis tahtsin nende suguseks saada. Ja siis sain endale järgmise väljakutse, et mingisugune trikk ära teha ja olla esimene, kes selle ära teeb ja mäletan seda päeva, kui ma selle ära tegin. Tundsin seda nagu tunnet, et ei, ma võib-olla äkki keegi tegi juba ära ja siis nagu korraks oli see rõõmutunne, eks, et jess, ma tegin ära, aga kohe tõmbasin ennast alla. Ja siukene päris huvitav, kuidas ma nagu jõudsin mingisuguse lävendini, kus nagu ma ei julgenud endale rohkem nagu rõõmu lubada. Ma nagu, ma tegin trikki ära. Ei, oota, keegi äkki tegi selle ära. Ei, ma pean seda ruttu üles panema. Ei, ma ei või nagu enne siin õnnitleda ennast. Äkki keegi jõuab sinust ette. Ja see nagu võistlusvaim oli kogu aeg sees. Aga kuidas selle dokumenteerimine käis, et kas te võtsite videosse siis, et näidata, et nüüd mina olin esimene või? Täpselt nii. Ja ma sain tänu sellele, et ma selle video üles panin, sain ka tasuta endale sponsorilt mingid vahendid siis juurde. Mis on nii oluline ju tegelikult. Paratamalt nii halb ja kurb on see, et raha ikkagi dikteerib ja need sponsorid on olulised selleks, et kusagile, jah. Teisipidi paneb jälle nõmeda surve, milleta saaks tegelikult veel ägedamalt ja kiiremini. Võib-olla kiiremini või ma ei tea, kas kiiremini on hea, aga ma ei tea, palju siin üldse sponsorid dikteerivad, ma ei tea, et selles suunas, et mis trikke sa teed või võistlustel osaled või et kuidas üldse nagu sinu sportlik karjäär areneb? No alguses arenes sellega, et ma sain turvatunnet käies Tammsaru pargis lihtsalt trenni tegemas, müts maas, ma tahan Austriasse võistlema minna ja 4 päevaga. Kõik, kes sealt Viru keskselt tulevad, panin enda sendid sinna, ma sain raha kokku, et minna Austriasse võistlema. Kuidas sa müüsid ennast seal maha? Sul oli mingisugune plakat ees või? Müts. Tahan Austriasse? Jah, tahan Austriasse võistlema minna. Oli mingi köis ka tõmmatud ja näita, et sõidan kõnnin peal? Ei, no ma tegin trenni seal. 4 tundi tegin trenni. Iga päev? Niimoodi nädalavahetust, 2 nädalavahetust. Ja sa said kokku? Ma sain raha kokku. Ja see oli nagu see moment. See oli see moment, kus ma nagu ma saan ise enda eest vastutada, ma saan ise seda, mida ma soovin, kui ma lihtsalt jätkan sellega, mis mulle meeldib. Ja järjepidevus ka. Ja. No siis mul oli selles mõttes oligi ainuke asi, mida ma põhimõtteliselt tegin. Ma mõtlesin sellest kogu aeg, see oli alateadlikult, ma kogu aeg tegelesin sellega, kirjutasin päevikut, nagu kõik mõtted, iga trikiga oli nagu mingi mõte, kuhu ma vaatasin, kuidas ma tegin. Ega otseselt õpetusi ei olnud tollel ajal. Oligi nagu, tee see järgi. Okei, paned selle video üliaeglaseks. Siis on ju kvaliteet, ilmselt tol ajal oli kvaliteet. Ei olnud nii hea, nagu proovid aru saada, kuhu ta selle käe nüüd pani, mis liigutus see nüüd oli. Täna on ju vaata nii, et sa näed ju, saad ju suurendada. Sa saad kõike teha, slow motion ja siis õppisingi niimoodi ja sain selle kogemuse, et nädalaga on põhimõtteliselt kõik võimalik. Ja see oli nagu sükene kogemus, kus nagu nädala alguses ma ei uskunud, et see on võimalik. Nädala lõpuks pühapäeva õhtul ma tegin selle ära. Ja niimoodi ma nagu ennast treenisin iga nädalaga, et ongi võimalik. Kui ma tõesti pühendun, aga ma kogu aeg nagu alateadlikult ka, et nüüd nagu, kui võtta mingi eesmärk, siis tuleb see kõigepealt nagu natukene siin teistega nagu kokku leppida ja asja enam ei ole nagu, et üksinda ma nüüd lähen selles suunas ja teen seda, et nüüd on ikkagi selles mõttes siin nagu
teistega koos arvestades see on ikkagi väljakutse, et kuidas seda nüüd teha, et kõik saaks sinna suunas, mis ma tõesti soovin. Kuidas vanemad võtsid vastu selle, et laps kõigub igal pool, kus minu laps on ka kõikunud ja ta murdis väga õnnetult ära omal sambakesed ja selles mõttes oli ikka väga pikalt väga ortooside ja asjadega, et selles mõttes, tal piisas, kui ta puu otsa ronis. Nii et ma mõtlen, mida vanemad tundsid. On ka ronitud ja parkuuri tehtud ja okei, sul oli soojendus, oli juba all. Oli ja ikka lõhkus ennast ära ja ei läinud arsti juurde mingid siuksed asjad ja tegin enda aias ja ema nagu vaatas sealt köögiaknast. Vahepeal ma olin pikali kukkunud, aga ma olin pikali kukkunud ja ma puhkasin. Ta tuli joostes välja nagu, et Tauri, kas kõik on hästi? Et selles mõttes ikka nagu raske oli ja muidugi ega otseselt nagu toetust väga palju ei olnud, ma võiksin muru niita, mis ma siin nagu et mida ma siin turnin kogu aeg, et midagi kasulikku, eks ju. Niipea kui tulemused tulid, siis tuli ka toetus. Et selles mõttes ma olen väga tänulik ja ikkagi nad on uskunud minusse kogu aeg ja see on ikkagi väga suur tugi olnud taga. Sa oled kivist ja mina olen puust, kuid suuri sõnu kuuleb mõlema